saatejuhtide Maicel Mõttuse ja Jüri Lehtmetsa 2025. aasta septembri külaliseks on Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu juhatuse esimees Eiki Nestor. Head kuulamist! Tere septembrit 2025. aastal! Ilmad on külmenevad ning seda olulisem on vestelda sooja südamega meeldivate inimestega. Ja meil ongi Sannisoos podcastisse rõõm, kuna täna on mul ja Jüri külas Eiki Nestor, Elil juhatuse esimees, endine Riigikogu esimees ja meie vana sõber. Tere mehed! Tervist! Tere! Oleme siis distantsist tulenevalt vestlemas kaugelt, aga võib-olla ka lähedalt, sest ühes valdkonnas me ju kõik siin toimetame ja asja ajame. No Eiki, sina vist intervjuusid ei karda, ma arvan, et oled sa elus lugenud ka, palju sa oled pidanud üldse siukseid intervjuusid andma? Ei ole lugenud. Ei ole. Kõige keerukamad on olnud kuskil välismaal antud intervjuud, kus mulle täiesti harjumatult seal on ajakirjandusel natuke teised kombed kui meil. Seal ajakirjanik saadab sulle päev varem küsimused ette. Ja mul umbes 3 või 4 korda nii juhtus ja esimene kord ma ausalt öeldes unustasin neid lugeda. Ja pärast ma leidsin, et ma ei hakkagi neid lugema. Et siis tuleb palju loomulikum välja, kui ajakirjanik küsib ja sina vastad. No näed, me läksime ka seda loomulikkuse teed, et me ei saanud sulle vana tuttuna poole. See on Eesti komme ka. Noh, siis me oleme rahvuslikult meelestatud. Aga ma küsin siis esimese, võib-olla kõige lihtsama, võib-olla kõige keerulisema küsimuse, et kes on Eiki Nestor? Võib-olla paljud meie kuulajad ei tea. Kes ta on? Täna on ta Hiiumaal elav vanaisa, ametilt pensionär. Et mitte rooste minna, hoian ennast ikka natukene tules. Poliitilise poole pealt, mille kaudu mind vast kõige rohkem tuntakse, siis nii palju, et olen Sotsiaaldemokraatliku erakonna juhatuse liige. Olin siiamaani ja olen täna veel Hiiumaa vallavolikogu liige. Kandideerin uuesti. Mu number on 199, see on väga oluline number hiidlastele. Jah. Ja siis on paraku elu mulle sättinud mitmeid selliseid kõrvaltegevusi, millest millega ka hoian siis ennast roostetamisest kaugel. Need on ühiskondlikud ametid, nii et ma olen jätkuvalt oma õdede ja vendade transpordiinimestega saamas ametiühingus ja olen selle volikogu esimees. Ja siis olen nüüd olnud juba mitmeid aastaid Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu juhatuse esimees. Kui mitmeid neid on sul, kui täpsustada? Mina lugesin kokku 5, aga ma ei tea, kas ma õigesti lugesin. Aastaid sa mõtled? Jah, meiega. Peaks olema 5 küll, jah. Siis on hästi. See pakkumine tuli mulle kadunud Ants Leemetsa kaudu, kes oli mu eelkäija selles ametis. Ja kui lõpuni aus olla, siis minu õpetajaks ja väga heaks õpetajaks on olnud mees, kellest ma südames siiamaani väga lugu pean, see on kadunud Mihkel Aitsam, kes 90ndate alguses, kuidas ma siis ütleks, aitas mul jõuda mõtlemiseni puuetega inimeste teemal, mis peab ühel minu meelest igal poliitikul olema. Kahjuks igaüheni nendest ei jõua. Ja seetõttu, kui Ants Leemets mulle juurde selle jutuga tuli, siis mul kuidagi tekkis niisugune tunne, et ma ütleks nagu Mihkel Aitsamile ei, kui ma ei ütlen. Ja ma ei saanud Mihklile kuidagi ei öelda. No nüüd on elu muutunud ja mitmel põhjusel siin Hiiumaal
need ühiskondlikud ametid ja muud ametid volikogus ja Emmaste osavallakogus ei sega niivõrd palju, aga puht perekondlikel põhjustel saan ma siit väga harva mandrile ja seetõttu on see amet olnud keeruline, nii et mul on väga hea meel, et Liikumispuuetega Inimeste Liidul on nii aktiivne juhatus, et mul ei ole vaja neid segada. jah, meil on hea sinu kaitsva tiiva all tegutseda, et me teame, et sinu tarkus ja nõu on meile igal ajal olemas. Aga kas sa mäletad Aitsumiga esimest kohtumist, et kuidas see... Mäletan. Mul on siiamaani häbi selle kohtumise pärast. Nimelt Mihkel helistas mulle. Tollel ajal me poliitikasse tulime valimisliidu kaudu, mille nimi oli Mõõdukad ja Mihkel ka esimestel valimistel lõi kaasa. Ja siis me leppisime kokku ühe kokkusaamise. Miks ta just mind üles otsis, ma ei teagi, võib-olla mu ametiühingu sellise tausta tõttu ja ka seetõttu, et ma olin aastaid teinud ühte tööd. Olnud siis lihtsas eesti keeles öeldes selle transpordi ja teetöötajate ametiühingu töökaitse peainspektor, kellel tuli igapäevaselt tegeleda õnnetusjuhtumite juurdlemise ja selle temaatikaga. Ja ju ta siis arvas, et ma olen võimeline lihtsalt ja selgelt aru saama sellest, mis tähendab, kui inimesel on puue. Ja häbi on sellepärast, et ma kutsusin Mihkli oma ametiühingu kontorisse, mis asus Laial tänaval teisel korrusel. Siis ma ehmatasin ära, kui ta sisse tuli. Aga Mihkel tubli mees, et sellest ei ole häda midagi ja saime jutule kohe ja jäimegi sõpradeks pikaks ajaks. Seda on rõõm kuulda, et see väikene, ütleme siis, kehva algus siiski ilusat asja ära ei rikku. Mihkli käimine oli ju nigel ja see on niisugune tüüpnäide, mida igapäevaselt saab kohata, et inimesed, kui sul kokkupuudet ei ole olnud, sa ei oska sellisel moel selle temaatika peale mõelda. Mul on siin pandud järgmiseks küsimuseks, mida sa oled õppinud, aga võib-olla saab seda küsida selles võtmes, et... Õppinud. Ma olen siis lõpetanud Tallinna esimese keskkooli, tänase Gustav Adolfi gümnaasiumi, kasvanud üles Kalamajas, teinud sporti, teen siiamaani sporti muuseas, 72-aastasena veel. Mida sa teed? Kunagi mängisin siis korvpalli ja siis kuskil 90ndatel aastatel hakkasin mängima sellist mängu nagu sportkeegel. Sportkeegel? Jah, see ei ole bowling, see on bowlingu sarnane mäng, kus kuulid on kõik ühe suurused, kurikaid on 9, mitte 10, seisavad teistmoodi. On siis natuke sportlikum mäng kui bowlingu mäng on. Bowlingu mäng on ka kindlasti põnev ja harrastajatele, aga sportkeegel annab nagu piltlikult öeldes bowlingut mängitakse pikkades pükstes, aga sportkeeglit samas riietuses nagu korvpalli või võrkpalli või väravpalli või muid selliseid spordialasi, nii et ta pakub selles mõttes rohkem. On ta ka tänapäeval olemas? On. Ja ikka on. Tallinnas on siis Decora majas Mustamäel keeglisaal ja siis on keeglisaal olemas Peetri külas. Väga Eesti kõige uhkem keeglisaal on Elva linnas, kus väga edukalt pandi keegli asi käima ja kus tulevad juba uued tähed. Ja üks väike rada, väike, aga ilus, niisuguse Eesti aegse lõhnaga on 2 rada Tartus ühe maja keldris.
No väga lahe. et seda Aktiivseid keeglimängijaid on niimoodi 150 kuni 200, nii et. Aga eestlastel on ka juba väga ilusalt saavutusi keeglis, nii et. Eesti Vabariigis muuseas kõige uhklem keeglisaal asus Estonia teatri keldris. Nii et kujutaksite ette, kui pika traditsiooniga see mäng on. Selge, siis me pärast guugeldame ja saame targemaks, sest see kõlab väga põnevalt. Jah. Keeglisaal Estonias on päris praegu. Jah, et see ainuüksi juba see tekitab veel suuremat huvi kui sinu praegune see jutt, mis sa meile rääkisid juba. Soovid sa veel kuidagi oma haridus- või elukäiku täiendada? Käisin Mata klassis koolis Gustav Adolfis ja hiljem õppisin mehaanikainseneriks Tallinna Tehnikaülikoolis. No. Et ma olen Tehnikaülikooli lõpetanud. Ja muud ma ei oskagi hariduse kohta öelda, et ei ole olnud kuldmedalitele õppija kunagi. Mõistame seda poolt. Jah, mõttekaaslased. Mõttekaaslased, jah. Aga ma küsin siis ka võib-olla õppimise kohta selles võtmes, et mida sa meilt või oma sõprusest Mihkel Aitsamiga oled õppinud kogu selle aja jooksul? Ma olen õppinud ma toon ühe natuke teistsuguse näite ka, kus on teisest valdkonnast, siis on see võib-olla lihtsamini mõistetav. Et toome ühe hästi lihtsa näite, et me ärme mine väga keeruliseks, eks ju. Kui ma lähen, Mihkel õpetas seda, et sa pead vaatama, et kui me räägime näiteks puuetega inimestest, siis sa peadki oskama vaadata kogu seda ümbritsevat elu nende inimeste silmadega. Ja see kõige lihtsam näide, mis ma toon, andke mulle andes, on võib-olla väga lihtne, aga kui ma lähen kuskil mõnes kaubamajas või teen lahti Inva tualeti ukse ja siis vaatan peeglit seina peal, siis on ju kohe arusaadav, et need inimesed, kes selle peegli sinna panid, tegid oma tööd hästi, kuna peegel on veel seal seina küljes, aga nad lihtsalt ei oska ka ennast teise inimese olukorda mõelda, sest nad ei tea, et see inimene peab vaatama, kes seda tualetti kasutab, peab vaatama sinna peeglisse istudes. Ja peegel on lihtsalt nii kõrgel ja kõige paremal moel ei täida oma ülesanneteks. Ja vot täpselt samamoodi on väga palju asju, mida siis inimene saab mingi kogemuse põhjal või ainult tunda, juhul kui tal endal ei ole tahtmist kuskile probleemide sügavusse minna. Võid ma toon Hiiumaa näite, et see hästi lihtne näide, et meil muuseas ükskõik mis teemat sa siin ka ei aruta, jutt lõpeb ikka praamiliiklusel. See on niivõrd oluline asi. Ja kui ma siis mandri inimestele hakkan seda temaatikat seletama, miks see nii oluline on, siis ma toon alati ühe näite, et kui sa hakkad Tallinnast autoga sõitma Tartusse ja sõidad kodunt pool tundi hiljem ära, siis sa jõuad lihtsalt pool tundi hiljem Tartusse. Aga kui sa Hiiumaalt hakkad Kärdlast sõitma Tallinnasse ja lähed pool tundi hiljem ära kodunt, siis sa jõuad sinna Tallinnasse 1,5 tundi hiljem või teinekord lausa 3 tundi hiljem, nii kui on praamidel pikem pahe. Nii lihtne see ongi. Või teine näide, et kuidas mandri inimene, Tallinn-Tartu väga elav liiklus, et kuidas näiteks inimesed
siin on mõju majandusele, näiteks Hiiumaa majandusele, millest me räägime. Et kui Tallinnast Tartusse kujutage ette sõitmist siis sellisel maal, et Mäo ristis on siis suur šlagbaum ees ja sealt saab autoga läbi ainult iga 1,5 tunni tagant kindel hulk autosid. Ja öösel hommiku varajase kellaajani üleüldse sõita ei saa. Liiklus on täiesti kinni. Et kas sellest peaks igaüks aru saama, et mõju majandusele Tallinna ja Tartu vahel on igal juhul olemas, Eesti jaoks on olemas. Ehk selliste võib-olla utreeritud näidetega on mul eluaeg meeldinud nagu asju selgeks teha, mis muidu nagu ei kipu selgeks saama. Aga see on hea ja praktiline näide. Jah. Et see on, ma arvan, nipp kõigile, et kui sa räägid ükskõik kellega, et siis proovi tema silmadega veidi vaadata ringi. Jah. Et äkki loob mingisuguse arusaama. Aga ma küsiks, et mida sa pead selle 5 aasta jooksul kõige suuremaks kordaminekuks enda läbi, enda silmavaates? Liikumispuuetega inimeste liidu puhul või? Just. No, ma ei oskagi ennast kuidagi uhkelt kiita seal, et tegelikult on tegemist väga tegusa ja aktiivse ühinguga. Seal kõik saab otsustatud liikmete poolt. Et ma ei tahaks nüüd öelda, et võib päris nagu Luua Varre valida selle liidu juhatuse esimeheks, et ei, Luua Vart kindlasti mitte. Et peaks olema ikkagi inimene, kes saab aru, miks ja mida tehakse. Aga ühing ise ka Mihkel Aitsami ellukutsutuna kunagi on aktiivne ja võib-olla viimaste aastate nagu kõige meeldivam, mis mulle on siis olnud see, et meil on tekkinud ka oma noorte liikumine. Et selles on nagu Maicel nagu see põhiline patune, kes on seda üles kutsunud ja teinud. Eks me Jüriga üritame, jah? Jah, miks see oluline on see, et ma tean väga hästi, kui keeruline on ühte kas siis ühistes huvides kokku tulnud ühingu kooshoidmine, kui seal on inimesed erinevas vanuses. Et kui seal on liiga palju noori, siis mõnel vanainimesel vanemas eas inimesel võib tekkida tunne, et mis mina siin nüüd enam teen. Ja kui see on jälle vastupidi, vanainimesi rohkem, siis noor inimene ei kipu sinna tulema. Selles mõttes tuleb leida neile, kes tahavad ühistes huvides kaasa lüüa erinevaid võimalusi ja vorme, et nad saaksid seda teha. Et minu meelest võib-olla see on kõige üks positiivsemaid näitajaid. No ma ei tea, toon ühe lihtsa näite ka teisest ühingust, kus ma täna küll ainult kord aastas juhatan volikogu ja rohkem mul kohustusi ei ole, sellepärast ma tean, et see seltskond töötab priimalt edasi. Ja ka siis tänaseks paljud Eesti ametiühingud, mis 90. aastate alguses sündisid, on kahjuks ära kadunud. Ja nii mitmeski eluvaldkonnas on neist selge puudus, et neid ei ole. Aga minu mure selle ühingu tuleviku pärast, ma olin siis otsapidi juba poliitikas, kadus ära, kui ühel meie noorte koosolekul istusid mul saalis poisid, kellel olid kõrvarõngad kõrvas. Ja siis ma sain aru, et see ühing ei kao mitte kuskile. Et
kui järgmine põlvkond väga hästi mõistab, mida ja miks tehakse, on alati, tuleb asjale kasuks. tuleb, nii see on, üritame jõudumööda neid seda mõistma panna. jah, see aktiveerimine on raske ülesanne. See on raske ja siis, kui nagu ega siis inimesed käivad ka koos veel, nad tahavad sealt mingit muud suhtlust, eks ju. Ja kui see suhtlus on kerge tekkima, siis käiakse ka rõõmsamini koos. Et nii see on. Jüri, sinul on küsimuse au. Mis ma siit võtan? Kas jääb mõni tegemata asi kummitama ka? 5 aasta lõikes taaskord. Või mida saab paremini koos teha? Võib-olla parem peaks olema see tegevus, kuidas niimoodi, nii nagu igal pool ühingus on ka siin need, kes on siis väga aktiivsed ja need, kes on nagu tulevad kaasa. Ja võt neid, kes tulevad kaasa, neid tuleks nagu kuidagi rohkem võib-olla teinekord juhatada ja aktiivsusele kutsuda, et nad ära ei väsiks ja norgu ei laseks. Et kui seda oleks võib-olla teinekord rohkem vaja. Rohkem ma isegi kipun arvama, et ei olekski põhjust, mille järgi nagu nutta eriti siin. Olen sinuga nõus, et arvan, et üldpildis see nii ongi ja siis seda soovitust võtame edasi kanda sinu poolt. Vot sellest edasi kandumisest ma võingi küsida, et mida sa soovitad oma mantlipärijale, ärme võib-olla veel nimesid nimeta, aga mis on sinu sellised tegevussoovitused või muud soovitused? Ma ühele võimalikule mantlipärijale olen kõik soovitused juba ära andnud, et ta jäi nendega rahule ja ma usun, et niimoodi laia silmaringiga inimesena ta saab asjaga väga hästi hakkama. Et kindlasti niisugune esimene eeldus on mantlipärijal, et ta saaks hoobilt aru ja oleks juba endale ammu selgeks teinud, et kes need puuetega inimesed üldse on. Harjumist vajab tal siis huumor, mis puuetega inimeste seltskonnas on. See võib tunduda inimesele, kellele puuet ei ole, teinekord väga karm, aga see eneseiroonia ja rõõm on nii sisse söönud, et selle huumoriga peab ka harjuma, aga ju ta ära harjub. Et mantlipärijal on ka huumorimeel olemas kindlasti. No seda ma usun ja saame seda õige pea näha ka. Aga tore, et üldse ongi kedagi, kes seda mantlit tahab pärida, sest ega nagu sa ütlesid, luavart ja kapinuppu meie presidendiks panna ei saa, et peab ikka inimene olema. Jah, ikka. Ei, ma ei olnud üllatunud, et on võimalik ja tänu sellele, et Eesti Liikumispuuetega Inimeste Liit on olnud nähtav ja tegus, on ka lihtsam siis kutsuda inimesi kaasa lööma. Nii et juhul, kui keegi teda ei tunneks, ei teaks, oleks kordades keerulisem või pea võimatu. Olen sinuga nõus. Nii. Võib-olla siis millised muutused oled näinud ühiskonnas nagu suhtumises liikumispuudega inimestesse?
et kuidas see aja jooksul muutunud on? ma toon ühe näite, mis on nüüd küll juba 25 aastat vana, selle kohtumise organiseeris, kui mind mälu ei peta, ka Mihkel Aitsam. Ja mina siis olin see inimene, kes pidi kohtuma, need olid Leedu ja Läti liikumispuuetega liikumise aktivistid, kes olid Tallinnas. Ja tulnud külla ja neil oli tekkinud küsimus, et kuidas te riigivõimuga suhtlete. Ja siis Mihkel Aitsam korraldas niisuguse kiire kohtumise, me ajasime juttu. Ja ma sain aru, et paljuski see suhtumine Leedus ja Lätis oli jäänud sinna nõukogude aja inetule tasemele. Ja ma loodan, et tänaseks on ka seal see suur muutus toimunud. Aga ajas nii suhtumise mõttes, ma nüüd räägin väga otse, on see lihtsalt seletatav. Et nõukogude ajal riigi suhtumine puuetega inimesse oli selline, et ahah, siin sa oled invaliid, võta abiraha, head aega. See oligi suhtumine. Ja sellest on nagu ühiskond välja kasvanud. Ta saab aru, et küsimus ei ole ju abirahas. Küsimus on selles, kui hästi me mõistame seda puuetega inimeste problemaatikat, kui hästi me suudame seda ühiskonnas seletada. Ja üks kõige valusamaid hetki mul poliitikuna ka oli, kui ma pidin utsitama Eesti riiki tollel ajal küll opositsioonisaadikuna ja sellest on nüüd ka paarkümmend aastat tagasi, et julgustada Vabariigi valitsust esitama Riigikogule ratifitseerimiseks puuetega inimeste konventsiooni, ÜRO puuetega inimeste konventsiooni. Nimelt see toppas seal valitsuses ja nii inete kui ka seda ei ole rääkida, et toppas ta selle tõttu, et kohalike omavalitsuste liidud olid selle ratifitseerimise vastu või õigemini olid nõus poolt olema ainult juhul, kui nendele nüüd selle konventsiooniga peale tulevad uued kohustused makstakse kinni riigi poolt. Miks nad seda tegid? Ma võin ju mõista, aga see näitas ka juba uuel ajal pigem sellist lolli ametniku suhtumist sellesse temaatikasse, mis on minu meelest nagu puuetega inimeste temaatikas täiesti välistatud. Niisugust asja ei saa olla. Et see ka mitte arusaamine, mis on erinevate juhtimistasandite õigused ja kohustused, ikka selles mõttes oli totaalne. Ja siis tuligi julgustada ja veel julgustada ja veel julgustada. Ma ei mäleta, kui kaua see eelnõu keerles seal valitsuse tubades, kuni ta ükskord Riigikokku jõudis ja me selle ÜRO konventsiooniga ühinesime. Seal vist oli see vale arusaam, et kui kõik pole korras, siis pole mõtet liituda. Ja no ÜRO konventsioonid on teistsugused. On olemas ka konventsioone, millega on Eesti liitunud ja need on Euroopa Nõukogu omad, näiteks sotsiaalharta. Sealsed kohustused on küll
vaadatakse ennem ekspertide poolt üle ja öeldakse, et kas sa täidad neid nõudeid või mitte ja siis võidki liituda. Seal on täiesti kindlasti kohustuslikud rahvusvahelisel tasemel kokku lepitud asjad, et sa võid hartaga liituda sellisel juhul, kui sa seda teed. Ja on ka siis neid asju, millede suhtes on antud niisugune, ütleme siis niisugune arenguruum, et sellega võib edasi minna, aga ÜRO konventsioonid on selge selline eesmärgi püstitusega dokument. Ja no kahjuks ma seda suhtumist hiljem aastate jooksul ka muudel teemadel tuli teinekord nagu kohaliku omavalitsuse juhtidele seletada. Täna enam seda ei ole vaja. Ma loodan, et ei ole vaja. Vähemalt on selgelt näha, kuidas ka omavalitsuse tasandil siiski suhtumine hoopis on teistsugune ja palju mõistvam ja arusaavam. Ma olekski... Ja siin ma julgen öelda, et just nende puuetega inimeste ühingutel kõigil tasanditel on siin oma roll kõige suurem. Nad suudavad seda nagu näpuga näidata ja selgeks teha. Ma pidingi küsima, et mis oleks sinu soovitus, siis ütleme, KOV-valimiste siis võitjatele või ka kõigile osapooltele, kes nüüd uuesti hakkavad võimu jagama meiega seoses? KOV-valimistel on selles mõttes ju omavalitsuste kohustused sellised, mida keegi teine kunagi mitte kunagi täitma ei hakka ja oleks ka ebaloogiline, kui hakkaks täitma. Et iga uus maja, mida te ehitate, peab olema ligipääsuga, iga on kusjuures on see eriti, kui on tegemist avalikus kasutuses oleva asutusega ja rohkem seda mõistmist ja arusaamist, kas või sellises küsimuses nagu siis seoses tervisega, vajadusega aidata puuetega inimestel oma kodu uuesti ümber kohandada. Kõiki neid asju, ma arvan, vähemalt need omavalitsusjuhid, keda mina tunnen ja kellest ma lugu pean, et seal saadakse asjast aru, mõeldakse kaasa ja aidatakse ja nii, kuidas osatakse. Siit on võib-olla hea küsida, et kui nüüd mingi liikumispuuetega inimeste punt Hiiumaale tahab tulla, et kus sa soovitad majutada? Näiteks. Kui ma soovitan majutuse. Vaat siin ma võin sulle hätta jääda, sellepärast ma ise ju Hiiumaal majutan ennast oma kodus. Ega ma siin eriti hotellides ei käi. Aga ma arvan, näiteks uuemad ehitused, mis Hiiumaal on, see tuuletorn iseenesest seal see on avaliku raha toel ehitatud hoone, eks ju, ja avalikus kasutuses, et seal on küll suudetud täiesti normaalselt mõelda puuetega inimeste peale, nii et täiesti okei värk. Kas sa sinna meie kleepsu said üles panna, Eiki? Sa kujuta ette, Maicel, ma ei ole sinna jõudnudki veel selle aja jooksul. Ma olen seal käinud juba mina te olite minu juures siin augustis 2 kuud, no ma ei ole 1,5 kuud, ma ei ole jõudnud sinna majja. No. Ja teinekord võid isegi üllatusi leida, et Suuremõisa ametikoolist, mille huvides me siin lahinguid lööme praegu Hiiumaa rahva ja Eesti Vabariigi valitsuse vahel, et seal ma ka oma üllatuseks leidsin isegi, mulle öeldi, et seal pidi lift olema. On lootust.
jah, nii et ma usun, et kui nüüd inimene, kes tahab siia tulla ja need Hiiumaa ööbimiskohad üle vaatab, et siis ta kindlasti leiab ka sellise koha, kus ratastooliga saab rahulikult tulla. Noh, eks me peame siis suurema katsetuse tegema Helili meeskonnaga, et kas me saame ka kuskil mujale peale. Sinu juurde me saime, me käisime sinu juures, me saime kõik No aga nii üles kui oli ka alla raske mäest. hülgasta. ja me tulime elusalt mandrile tagasi. Nii et see on ära tõestatud igatepidi. Et seda ohtu ei ole. Ma panen 2 küsimust kokku ja küsin, et kust tuleb sul see jõud ja jaks tegutseda ja millistesse MTÜ-desse ja ettevõtmistesse sa veel jõuad panustada? Kus? No eks ta tuleb, ma tunnen ennast ju ja et kui ma arvan, et Eesti riigis on mingi asi väga valesti, siis ma tean, et ma ei suuda vait olla. Ja vaat siis ongi küsimus, et kellele ma seda räägin siin, kas kadakatele ja sellele Siilile, kes siin mu õues ringi käib, või ma räägin seda kuskil mujal. Ja siis mu eelistus on alati teha seda kuskil mujal, kus ma tunnen, et sellest mingit kasu on. Tänase päeva meeldiv üllatus oli siis puuetega inimeste koja kiri Riigikogule automaksu asjus. Ja mul on hea meel, et nüüd vähemalt siis on puuetega inimeste liikumine täiel määral mõistnud seda temaatikat. Ta ega ennem mõistis, aga võib-olla eeskujud leiti valest riigist või mille praktika meile ei sobinud ja läks õnnetult, sellepärast et tegemist on siiski siis maksuga, kus maksustatakse vara. Punkt 2, tegemist on maksuga, kus maksustatakse autosi, mille maksab kinni vara omanik. Ja vaadates teisi riike, siis on ju näiteks Rootsi, kus puuetega inimestele mingeid soodustusi automaksu puhul ei ole maksu osas, aga selle eest makstakse kõigile toetusi puuetega inimestele, et neil oleks auto. Ja on siis riigid, kus tehakse kohe selge vahe maksustamise osas, see on maksuvabastus ja puuetega inimestele kohandatud auto on just suurus, mis on väga sobilik küsimus lahendada nii, et öeldagi, et see on maksuvaba. Kõige lihtsam ja selgem, milleks veel süsteeme keerukamaks teha. Aga meil see lugu lõppes kahjuks siis sellega, et see esialgu seaduse eelnõus olnud maksuvabastus jäi ära. Kuulutati põhiseaduse vastaseks ja nii nagu teades, mismoodi rahanduse inimesed mõtlevad, nii siis mõeldigi niimoodi, et kui see soodustus on põhiseaduse vastane, siis lõpetame ära ja lõpetasidki ära, eks. Ja täna me peame selle teemaga edasi tegelema. Ma loodan, et Riigikogu mõistab seda, et lõppkokkuvõttes siin ei ole ka mingit sahkerdamise temaatikat, et liikumispuudega inimesele kohandatud auto on ikkagi selline auto, mille turuväärtus on teistsugune, eks ju, et tavaline autoomanik sõidab oma autoga, ostab uue, müüb vana maha, aga selle auto saatus on teistsugune, seda saabki müüa ainult sellele inimesele, kes ise samasuguse murega on. Nii et seal need lahendused on ju nagu lihtsad, nii et ma loodan, et võib-olla parlament nüüd näitab üle mõistust ja taastab selle maksuvabastuse. Ja see ja nii-öelda liikumispuudelise oma sõiduka aitab vähendada nagu riigi enda koormust ka, et
muidugi, ei pea oma bussi välja ajama ja nii edasi. muidugi. Nii et see on nagu niisugused lihtsad näited võib-olla, kus kõik, kes selle teemaga on tegelenud ja rohkem rääkinud autodest ja maksudest ja üleüldse see temaatika nagu avalikkuse ette tolleaegse ministri ja tema abiliste moel kanti ette mingi rohelise maksuga. Tegemist on varamaksuga ja tõesti sa võid vara maksustada natuke rohelisemalt või vähem rohelisemalt. Ühesõnaga, sa võid selle maksu kaudu, vara maksustamise kaudu mõjutada ka keskkonda. Rohkemal või vähemal määral, oleneb valikutest. Aga kogu see algaski sealt. Jäeti nagu ühiskonnas selgeks rääkimata, mis asjad on varamaksud. Nii ta on, aga me jätkame oma tööd selles lahenduse suunas nii-öelda, et see ikkagi tuleks ja oleks selles suhtes. Aga muidu, jah. Vot, no ma arvan, et üks asi, mis sulle jõudu pakub, on muusika. Sinu puhul ei saa sellest rääkimata jätta. Räägi, sa oled ju vana DJ ja kõiksugu. Sapa on sul seinal, kallid kuulajad, teie seda ei näe. Meie vaatame Sapaga siin tõtt juba nii oma 40+ minutit täitsa vahva on. Lisaks Eikiga tõtt vaatame selle. Ja see pilt, mida sa seal näed, pärineb, tõi mulle üks sõber, keda õuks ei ole enam, ta oli ka minu kalli kaasa õe mees ja pärineb Rootsi ühest noorte ajakirjast aastast 1972 vist. Nii et juba 53 aastat. Oli selle esikaas, jah. Ja et Sapat ma hakkasin kuulama 15-aastaselt ja kuulan siiamaani. Eelmise aasta minu jaoks kõige suurem muusikasündmus oli jõulujätsul siis Eesti muusikute poolt esitatud Sapa looming Alexela kontserdimajas. See oli suurepärane. Tänan siiamaani Anne Ermi ja tema suurepärast naiskonda, meeskonda, kes selle korraldas. Nii et elav muusika on alati kõige parem muusika. Nii et peale selle, et ma tunnen muusika vastu huvi ja ostan plaate kokku ja põhiliselt vinüüle. Sapa plaadid, kui mõni CD tuleb, siis ma ostan neid ja Sapa kõige suurem kogu on minu heal sõbral Avo Raubil, kindlasti. Tema korjab kõike, mis on Sapaga seotud. Mina siis põhiliselt plaate. Kui suur plaadikogu juba on? Sapa plaate on mul natuke üle 100. Ja nüüd teda ennast küll juba üle 20 aasta ei ole siin ilmas. Rohkem vist. Üle 30 aasta. Ja. Ei ole siin ilmas ja kuna ta oli nii äge tegelane, et ta suutis kõik plaadifirmadele kuulunud lindistused endale tagasi võidelda, siis tema muusikat antakse välja siiamaani. Aastas ikka 1-2 plaati tuleb ja nüüd nad on muidugi Sapa kontsert, ma ei tea, Zagrebis ja Sapa kontsert Münchenis ja Sapa kontsert seal, kõik läksid linti ja nüüd neid antakse uuesti välja. Ja kindlasti ongi see huvitav toode neile kõigile, kes tema muusikat taustavad ja kuulavad ka nii nagu mina juba pea 60 aastat. Nii et, aga ma ütlen ikka veel, et tänagi tema muusikat kuulates, et ta on 50 aastat ka tänasest ajast ees veel. Selline huvi. Pean ära katsetama. Ja ma arvan, et oma muusikalise hariduse ma saingi tema muusika kaudu, kuna ta suutis ühte muusikapalasse
panna džässi, rocki, bluusi, fusioni, psühhedeelia, eelmise sajandi klassikalise muusika ja kohati ka lastelaulud, siis kogu sellest suurest kooslusest lõpuks ma olengi jäänud kõiki kuulama. nii et vaevalt, et ma ilma selleta ma oleks nii palju muusikat avastanud, kui tänaseks see võimalik on, alates, ma ei tea siis, Maria Faustist Arvo Pärdini Eesti mõtles. Aga Eestis praegu mu lemmik on Miša Panfilov. Vot ma tahaks näha, palju neid on, kes üldse teavad, et niisugune muusik meil on. Väga viljakas ja väga hea muusik. Nimi on tuttav. Soovitan sul Michael kuulata teda Spotify'st. Võib-olla leiad mõne huvitava loo. Teen proovi. Sinu soovitus on kulla prooviga, nii et tuleb ära proovida. Proovi. Äkki lööb tuba särama. Aga ma arvan, et Jüril on eelviimase küsimuse au. Jah. Milline sa näed enda tulevikku Hiiumaal või nii? Ja kaugemal? Ei kaugemal. Tulevikku näen praegu niimoodi, et katsun ikka volikokku saada ja ma loodan, et sotsiaaldemokraadid teevad ilusad tulemuse Hiiumaal. Need 4 aastat on olnud keerulised, aga minu meelest ollakse väga hästi toime tulnud. Ja miks mulle Hiiumaal meeldib poliitikat teha, on see, et see, mida ma püüdsin seal Riigikogus selgeks teha, et mida rohkem suheldakse, räägitakse, kuulatakse, seda paremad tulevad tulemused. Hiiumaal ei ole vaja seda seletada, siin see toimib iseenesest huvitaval kombel. See poliitika tegemise viis on parem, et ma olen toonsid ühe näite, et alati valitavas kogudes igal pool, mitte ainult Eestis, igal pool maailmas. See koosneb inimestest, kes on tulnud siis oma nägemuse ja teadmiste järgi maailma paremaks muutma. Ja siis ka nendest, kes on tulnud ennast näitama, et ka neid valitakse igal pool. Et Hiiumaal neid viimaseid peaaegu ei olegi volikogus üldse. Et üks on võib-olla, aga ülejäänud on selles mõttes kõik niisugused tulnud Hiiu elu uueks muutma ja paremaks tegema ja ei ole ka näiteks Riigikogus ilmselt võimatuna tunduv asi, et koosoleku saalis kuskil enamus ja vähemus lepivad omavahel kokku, kui mingi lahkarvamus tuleb ja lahendavad küsimuse koha peal. See on kõik väga tore ja annab tunnistust, et siin suhtumine on teistmoodi. Ja ma olen ka mõelnud, et mis nende hiidlaste elu selles mõttes, miks see teistmoodi on, see kogukonnatunne siin. Ja ega ma rohkem midagi muud ei olegi leidnud kui meri ümber saare, mis paneb inimesed ühtmoodi mõtlema ja nüüd ma jõuan jälle sinna, millest ma juba rääkisin, ja praamiliiklus, mis ongi selle kõige tüüpilisem näitaja, eks ole, et see on nagu veresoon, mis peab siin tuksuma, et kõik see liidab nagu kogukonda ja selles mõttes on niisuguseid mittevajalikke ja rumalaid õiendamisi vähem ja inimeste mõistmist rohkem, nii et ma püüan veel 4 aastat seal volikogus olla, kui valijad lubavad. Võib-olla see ka, et üksteist ei ole kuhugi põgeneda. Ja mul pinginaaber tegi musta huumorit alati, kui mul pojad väikesed olid, siis ma olin ainult suveti siin, eks ole. Siis kui me siia tulime, siis ta ütles alati, et küll siin on hea lapsi hoida, et meri on ümberringi, nad ei kao kuskil. See sobib väga hästi. Aga mina siis küsin sult selle kõige tähtsama küsimus, et mis sa soovid omalt poolt lõpetuseks öelda? Kuule, ma soovin kõigepealt edu podcasti tegijatele. Täname.
hoidke, sest see ja ei maksa, ühe õpetussõna ütlen ka teile, ütle. et ei maksa mõelda, et ahah, seda me juba tegime. Et neid, ütleme, puuetega inimeste teemasid on vaja pidevalt hoida soojas. On vaja kogu aeg korrutada, et see inimestel meelest ei läheks. Ja selles mõttes head tegemise lusti ei jätku. Ja Eesti Liikumispuuetega Inimeste Liidule soovin täpselt samasugust tõsist pealehakkamist. Ma ei teagi ühtegi teist ühingut Eestis, kus juhatuse liikmed teeksid tegevjuhiga võrdselt oleksid aktiivsed tegevjuhiga võrdselt. Et muidu ikkagi tegevjuht kannab ette, juhatuse liikmed noogutavad või vangutavad pead, aga meil on kuidagi nii, et kõik teevad kambas ja kõigil on hea meel. Nii see on. Vahva, jõudu! Ja eriti suur rõõm on olnud sinuga minul 3 aastat koostööd teha, et on läinud lustlikult, on olnud ka tõsiseid hetki, aga oleme kõik üheskoos hakkama saanud ja ma arvan, et see on kõige olulisem, eriti tänu sellele on meil see õnnestunud, et me oleme kõik inimlikud inimesed ja oskame suhelda. Just. Olgu nii. Jah, vot. Edu. Saabki siis ütelda, Jüri, mida sina tahaksid lõpuks ütelda? Et oli tore vestlus ja ega siis liikumispuudelistena peame olema järjepidevad ja mitte sididama põhitades siis kogu aeg korrata. Jah, siis on lootust, et saab igale poole. Just. Vot, aga ütleme siis sulle omalt poolt aitäh, Heiki. Meie toimetame sinuga koos ja soovime sul ikka alati jõudu, jaksu, häid inimesi ning head huumorit sinu sügisesse ja talve ja edaspidi ka. Olge ikka tublid. Ja, aitäh. Teeme nii ja kallid saatekuulajad, meie kohtume juba järgmine kord järgmise põneva inimeste või ettevõtmisega. Eks vaatame, mis see elu toob. Selline sai meie tänane saade. Täname kõiki kuulajaid ning kohtumiseni meie järgmises saates.